Virumaa Rahvakolledž loodi 4 aastat tagasi ja kogub populaarsust juba täiskasvanute seas. Arendusdirektori Mare Roosileht sõnul pakutakse loenguid nii tehnika kui ka teaduse valdkonnas, kuid samas ei jää ka kahe silma vahele ka tervist puudutavad teemad. Siinkohal peab mainima, et ei lähtuta mitte konkreetsetest õppekavadest, vaid arvestatakse ka huvigrupi soove. Virumaa Rahvakolledž toimub laupäeviti 2 korda kuus, eraldi Eesti rühmale ja eraldi venekeelsele rühmale. Eelnevalt olete levitanud informatsiooni läbi kohalike meediakanalite, kust saab huvitatu infot täna. Nüüdseks on see hakanud liikuma ühelt inimeselt teisele ehk siis suusõnaliselt. Loomulikult on meil see info väljas ka kolledži kodulehel. See info on väljas meie kolledži õppehoone stendil, meil on eraldi stend selle jaoks. Kui aga inimesel on huvi, aga puudub arvuti. Põhimõtteliselt võiks lihtsalt helistada Virumaa kolledži kontakttelefonil. Ma usun, et selle ikka kuskilt leiab ja talle antakse vastavat infot. Või teine variant, tulla kohale. Me aga omalt poolt tuletame meelde, et järgmine loeng toimub 11. märtsil kella 11 kuni kella 12:30 teemal unistuste täitumine ja kuidas endale tulevikku luua. Lektor Astrid Hiisjärv, lastekirjanik.